Tere kõigile! Olen Riho Kerge, kes mind veel ei tea. Olen Riho tootejuht olnud nüüd täna täpselt tegelikult 15 kuud. 15 põnevat kuud. Kiire matemaatika ütleb, et aasta eest samal üritusel üsna sarnase publiku ees oli mul ka au rääkida siis Riho lähemaja plaanidest, mis siis kohe pärast seda üritust muidugi hakkasid oma elu elama ja agressiivselt muutuma. Seetõttu ma pean praegu oluliseks siis anda ka väike ülevaade sellest, mis on Riho ümber toimunud viimase aasta jooksul. Ehk alustuseks ei saa me läbi pisiarendusteta. Ehk aasta eest umbes samal ajal olid meil käimas ja veel lisaks planeerimisel pisiarendused selleks, et ikka 2-nädalaste agiilarenduse sprintidega edasi liikuda ja siis juba varem kogutud kasutajate nõuete ja nende siis prioriseeritud variantide najal pakkuda uusi funktsionaalsusi ja kasutaja kogemust parandada. Ja tuletan siis kiiresti meelde, et kohe eelmise aasta alguses saigi lisatud Rihole terve rida uusi sisselogimise võimalusi, näiteks tänu sellele, et me liidestusime Taraga. Ja siis märtsiks jõudsime sinnamaale, et Riho versioonis 7.5 siis oli näiteks võimalik standardlahenduse kasutajaks registreerida. No, hüppamegi natukene ajas edasi sinna märtsikuusse. Umbes selleks ajaks oli minul ja tegelikult kõigil meil meeskonnas selge, et on arendusest otseselt väljaspool toimunud muutused andnud alust aktiivse arendustegevuse pikemaks ajaks pausi peale panemiseks. Ja tegelikult ongi niimoodi, et märtsikuust kuni siis põhimõtteliselt nüüd tänase päevani on Riho juures, selle juures, mis laivis on, tehtud praktiliselt ainult turvaparandusi. Aga mul on hea meel öelda täna siin, et veel selle aasta sees praegu laivis olev Riho versioon 7.5.2 siis asendub 7.6-ga ja siis antud juhul lisaks turvalisusele parandab see kindlasti ka kasutusmugavust. Ma julgen ise lubada seda, et vähemalt lehe laadimise kiirus paraneb märgatavalt. Ehk siis liigume nüüd pisemalt suuremale järjest, eks. Paar sõna veel kontekstist, millest me siis räägin, mis siis taustal muutuma hakkas. Ma ei saa jätta mainimata arhitektuurinõukogu 2.0, mis on siis teadupärast juba 2018 detsembrikuus toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, täpsemalt Kristo Vaheri juhtimisel, selline e-riiki läbiv ja kogenud tehnoloogia kaasav arhitektuurinõukogu 2.0, mille egiidi all siis moodustati töögrupp. Ja selle töögrupi nimi oli siis Riho X.0 ehk uus e-riigi koosvõimet toetav infosüsteem. Võib-olla see aru saadud, miks ei olnud pisiarendused prioriteedid tol hetkel enam. Ja see töögrupp käis poole aasta jooksul usinasti koos ja leidis siis, et tehnilise ja semantilise koostalitlusvõime puudulikkus on üks suuremaid probleeme, mida Riho piisavalt ei lahenda. Ja esimese poole aasta jooksul siis töötati välja selline asi nagu Riho X-kontsept. Seda ei ole paljud näinud, aga selle visiooni ja tehnilise ettepaneku siis uuest e-riiki läbivast koosvõimet toetavast infosüsteemist tulemusi esitati arhitektuurinõukogu 2.5 nimelise üritusel juunikuus ja selle tulemusel siis said osaliselt see sisendiks siis Rihole ja täpsemalt siis minule ka hiljemaks realiseerimisprotsessiks. Ja sealt alates siis on käinud ettevalmistused järgnevate projekti osade ja nende ettevalmistamiseks, rahastuse tagamiseks ja kõigeks muuks selliseks. Aga räägibki kohe natukene sellest Riho X-kontseptist lähemalt siis. Praegu pealkirjade tasandil. Riho X-kontsept nägi ette lühidalt siis seda, et Riho X, niimoodi otsustati seda asja nimetada, mida me tahaksime Rihost edaspidi näha, peab teenima 5 üldist põhimõtet. Läbipaistvust, taaskasutust, koosvõimet, ajakohastust ja hõõsust. Ning selle Riho X-i peamiseks funktsiooniks on siis domeenide, nende omanike ja tehniliste komponentide ning andmekirjelduste avastatavus. Need viimased mõisted nüüd midagi ei ütle, siis neid ma seletan hiljem natukene lähemalt. Tuvastati ka suuremad takistused, mis tänase Riho kontekstis siis seal on. Ehk siis ikka see probleem, et infosüsteemide käsitsi kirjeldamine, täiendavate failide üleslaadimine ja siis kooskõlastamise protsess on küll ajamahukas ning tegelikult ei toeta siis arendustsüklit. Lisaks
infosüsteemide kirjeldused ise ei ole ajakohased ja kooskõlastajatel tänase protsessi järgi siis ei ole mingit kindlust, et kirjeldused ka tegelikele andmemudelite vastavad ja selles veendumine tekitab omakorda veel täiendavat ajakulu. Nii. Mis lõppkokkuvõttes viib selleni, et kirjelduste kvaliteet on ebaühtlane, andmeväljad, tähendused kirjeldustes kas puuduvad või on raskesti arusaadavad ja kindlasti ei ole need tihti masinloetavad ega mõistetavad, kuna nende põhine kokku lepitud standardil. Liigume rihakese poole, see on nüüd siis see hajususe osa siit, mis vaikselt läbi paistab. Ehk tasub märkida, et paralleelselt kõikide nende riha töögruppidega toimusid tegelikult riha käekäigu otseselt mõjutavad arengud ka Statistikaameti veetavas andmekirjelduse töörühmas. Ja tänaseks ongi kuju võtmas mingi andmekirjelduse juhis, endine siis nagu standard, milles antakse ka ühtlustatud andmekirjelduse koostamiseks juhiseid. Ja kui täna andmekirjeldused esitatakse rihasse failide üleslaadimise teel käsitsi ja enamasti alles siis, kui tegelikult arendused on juba toodangusse jõudnud, siis selle toimeloogika muutmiseks ongi soovitatav, et asutused peaksid endal andmekirjeldusi kogu aeg ajakohasena ja selleks töögrupp nägi siis ette varianti, et võiks pidada andmekataloogi asutuse enda juures. Jah, see on siis hajusa riha mõte, mis ei ole uus, ma tean, lihtsalt nüüd tundub, et on pinnast soodne see asi päriselt läbi proovida. Ja siin oli plaanis väikene pildimäng, et see siin saadab minu teksti juba tükkimat aega niisugune sõnapilv visuaalina. Ma natuke selgitan, et see on koostatud siis täna rihas kasutusel olevatest kõikidest nendest märksõnadest, need umbes 2500 tükki. Ja siin keskel ilutseb XT alamsüsteemid. Aga õige pea see enam niimoodi ei ole, et XT alamsüsteemid saavad oma kodu, sest et tulekul on XT-ga liitumise iseteenindus ja sellega seoses ei ole enam kohustust rihas neid kirjeldada. Selle võimaluse me jätame pikemaks perioodiks praegu veel alles, kuni XT siis iseteeninduse ja arendused jõuavad sinnamaale, et nad on valmis kogu naha ja karvadega välja kolima. Et see ühenduslüli jääb ikkagi alles. Mis siis riha osas päriselt need järgmised sammud oleksid? Enne kui päriselt öelda, et nüüd tuleb hajus riha, selleks tuleb see asi läbi proovida. Ehk siis võtta, valideerida riha X kontsepti. Ja täpselt sellega me olemegi edasi läinud. Ehk rihake, mida me pokkida tahame, ehk POC on siis proof of concept, ehk siis prototüüp ja eelanalüüs, on siis riha andmehalduse komponent, mis põhimõtteliselt siis hajus lahendusel. Ja hetkel oleme selle konkreetse projektiga hankefaasis ja tegelikult väga täpsemalt rääkida ei saagi. Aga vaatame nüüd nendele mõistetele otsa, millest ma enne rääkisin, millele siis riha X ja siis ka tegelikult selle eellane proof of conceptina siis toetub. Ehk siis domeenid, mis asjad on domeenid? Domeenid on loetelu kokku lepitud märksõnadest, millega siis rühmitatakse infosüsteemid, andmekogud ja domeenide omanikud on asutused. Nüüd esialgne arusaam on, et üks andmekogu saab olla korraga ühes domeenis, kirjeldatus ühe märksõnaga, aga see arusaam võib veel muutuda. Praeguse seisuga domeenide nimekirja koostatud ei ole, aga arutluse all on olnud 2 versiooni. Et üks on siis Vabariigi Valitsuse seaduses toodud ministeeriumide ülesanded, funktsioonid siis, kui domeenid, mida tegelikult see pilt siin ka illustreerib 3 ministeeriumi näitel, lihtsalt otse seadusest välja võetuna. Või teine variant, et tegevuspõhise riigieelarve tegevusvaldkonnad kui domeenid. Järgmine mõiste, mis on riha X kontseptist läbi jooksnud, on manifestid. On domeenide manifestid, tehnilised manifestid ja nendest ka natuke lähemalt kohe. Ehk siis riha X on mõeldud sellise asjana, mis vaatab korraks natuke rohkem arendajate poole, ehk siis ideaalselt töötab pigem nagu sellises
jah, CI/CD pipeline'is ehk siis jätkuvtarne keskkonnas, kus näiteks iga arendatav tehniline komponent võtab endaga kaasa siis ka manifesti, kus on kirjeldatud tehnilised komponendi üldised tunnused ja sõltuvused. Manifest on mingi selline asi, mis praeguse esimese soovituse kohaselt on XML formaadis fail, mis edastatakse siis rihasse üle API. Aga tema põhimõtteliselt nõuded on see, et peab olema masinloetav, masinmõistetav kirjeldus tehnilisest komponendist või andmekogust. Ja siis see riha keskne süsteem tõlgendab seda endale kasutaja liidese siis töödeldavaks ja otsitavaks andmehulgaks. Üks väike nüanss selle puhul on veel see, et see peab olema piisavalt lihtne, et jah, et seda võib genereerida nii-öelda CI/CD pipeline'ist otse arendajate kaudu, aga see peab olema ka kirjeldatav näiteks analüütiku või siis tootejuhi poolt. Ehk siis lõpuks võiks jõuda olukorda, kus erinevalt senistest riha versioonidest ei kirjeldata teenuseid ja arhitektuuri riha järgmises versioonis, siis selles tulevikus versioonis enam arenduse lõppfaasis, vaid parimal juhul juba esimestest koodiridadest alates saati. Mida veel RihaG on tegelikult? No funktsionaalselt on ta sisuliselt nagu andmekataloog ja selliseid sarnaselt toimivaid rakendusi on olemas turul, nii kommerts kui vabavarana. Ja ükski neist küll ei ole teadaolevalt üleriigilist ajusat andmevahetust toetav või siis kohe kasutusele võetav ilma lisaarendusteta. Aga seda väidet me ka ikkagi kontrollime selle POC-i käigus, et me ei hakka kohe arendama oma rihakest, vaid enne eeldub see analüüsi. Niisiis rihakese POC-i eesmärk on luua rihakese prototüüp ja viia läbi selle rakendatavuse analüüs. Et siis saame vastused küsimusele, et kas riha kontseptis soovitatud kujul on võimalik esitada oma andmebaasi füüsilist mudelit manifestina ja siis lisada sinna see andmekirjeldus, ühtlustatud andmekirjeldus siis. Ja teiseks, kas teenuste ja liideste arenduse käigus nõutud manifest üldse luuakse, kas see hoitakse ajakohasena ja esitatakse rihasse. See on see tehnilise nii-öelda teostuse osa. Ja olenevalt siis POC-i tulemustest saame kindluse, et kas me saame niimoodi edasi minna ja kas me saame riha X-i tulevikuversiooni arendustes seda tulemat kasutada, ehk funktsionaalsuste aluseks võtta. Mis asi see on riha X, kui me sellest räägime üldse? See pilt on päris üsna selline, mitte midagi ütleb praegu veel, eks ole. Riha X-i eesmärk on tegelikult tagada riigi infosüsteemi läbipaistvus, võimalikult täpne ajakohasus ja tehniliste komponentide taaskasutus. Ja selleks peab olema osa siis riigi infosüsteemi planeerimise ja arendusprotsessist, esimesest koodirea kirjutamisest alates, see on ideaalis. Ja ta ei tohi olla seejuures ebamugav takistus või pudelikael arendusmeeskondadele, kes peaksid ootama väljaspool oma tiimi mingisugust välist valideeringut, enne kui nad saavad kliendile väärtust pakkuma hakata. Lõplikud riha X funktsionaalsused ei ole teada, loomulikult, sest me pole veel seda rihakese POC-i tehtud, teada, kas me seda sisendit siin üldse kasutada saame, aga kindel on see, et põhiline rõhk saab olema e-riigi avastatavusel, mis siis tähendab seda, et me peame võimaldama selle uue kvaliteetsema andmekomplekti pealt sukeldumisvõimelist otsingut ja loodetavasti vähendama võimalust siis, et me riigis maksame mitu korda selle eest, et sisuliselt sarnase sisuga asja korduvalt tellitakse või sellest mitu korda makstakse. Ja ehk siis see finantsiline mõju, mida korduvalt on küsitud mu käest, ongi pigem tõlgendatav selle kaudu, et mida me tänu sellele tegemata jätame, millised arendused jäävad sündimata, ehk siis neid ei ole vaja mitu korda teha. Lühidalt veel korra siis domeenid ja nende omanikud, nende sissetoomisega lihtsustame kogu seda kooskõlastuse protsessi, mis ise võib-olla vajab muutust. Jällegi see on analüüsi koht, projekti edenedes seda me täna täpselt lõpuni öelda ei tea. Ja tegeliku andmemudeliga paremini sünkroonis olev materjal, selle ülevaatus ja kooskõlastamine eri osapoolte poolt ei tekita asutustele enam nii suurt ajalist kulu. Need on lühidalt need eesmärgid, mida siis võiks saavutada. Ehk siis möödas võiks olla see aeg, kus käsitsi koostatud ja siis rihasse lisatud soovituslikus formingus andmeobjekti faili tasemel
Ühesõnaga, me saame sinna selle asemel ühtlustatud kujule viidud automaatkontrolli läbinud info, mis võimaldab paremat avastatavust, kõik see on nii ajakohane kui vähegi võimalik ja see omakorda loob loodetavasti selle olukorda, mis ma siin lõpus manasin, ehk inimene, kes hakkab uut e-teenust üldse planeerima, kellel on idee, saab minna Rihasse, saab teostada otsingu, võib-olla mingi uue idee sealt ja see on see väike unistus. Lihtsalt ma annan siia kõik need 5 põhimõtted, millele see RihaX võiks siis veel vastata. Ja ma tänan. Küsimust aeg.